and everything else. Exactly. Yeah. So there'll be, yes, people in the medical field, they have people in the judiciary, they have people in the police force, they have people in government, and that's how it works, you know. So you have a few, and then if it's a larger town and there's something big happens, then they'll form a commission and it'll be all their members, and the commission will make, you know, decisions that are, you know, very big reports with lots of words, but basically to make sure that we go to the 101 level, you know, the level that is the most basic, which is in itself amazing, you know, that they can do that. But because there's so much volume to the reports, often no one is gonna, it's very, you know, when something happens that needs to be covered up and you have a commission that creates a report to make sure that it seems like it was something else than it really was, the sheer volume is going to keep most people away. And those that do try to get to the bottom of it, well, they might be in danger or whatever. Or it's whatever works best. It's like, I have been ignored for the longest time, so that works really well. So now there's more survivors speaking out. So then the next phase was to be ridiculed. So then, well, they tried to ridicule me, but that's a little hard to do because I'm very solid. Suur tänu, et laenasid enda telefoni, et lindistada. Minu nimi on Sandra Taroi, a.k.a. Miss Sepsis, a.k.a. Miss Sunshine, uue nimega, sest päike tuleb välja lõpuks. Päikene tuleb välja. Kus me oleme täna? Täna meie oleme Loomakaitse Liidu ees. Ma tahan kaameral lähedal seista, et siis inimesed kuulavad mind. Siin on tihe liiklus. See hoone on Loomakaitse Liit. Kui ma nüüd uurisin Loomakaitse Liidu Google ratings, siis nemad on selle taga, kes esitavad aastaseid aruandeid riigilisi looma heaolu, elu heaolu olude kohta ja mis on aktsepteeritav Eesti loomade heaolus, mis puudutab ka Eesti farmiloomi. Ja siin on liikmed, kes on ausalt öeldes, mul ei ole nime neile. Mul ei ole nime nendele naistele. Ja ma olen nendega ühenduses olnud ja nemad on öelnud, et mis toimub Eestis on normaalne standard. See on kõik normaalne, et Jüri Altmas on plekkhooned ja -23-ga on piinamine toimub. See on normaalne, et Exekos on 6-korruseline seafarm ja militaarne, konkreetselt vanglataoline sükene võre on ümber. See on kõik normaalne selle nende inimeste asemel. Siis ma uurisin seda aruannet ja loomulikult Mr. Smith oli kohal. Kaval Ilvese poiss, kes jookseb ringi Eestis igal pool ja jagab välja teenete märke, kaasa arvatud Alar Karis. Ja nemad said teenete märgi, see asutus. Eesti riigis on väga halb olukord, Skandinaavia korporatsioonid omavad kõike ja paljud nendest äridest on ka piimaärid, farmid ja see toitlustus, siis liha tootmine. Ja selle organisatsiooni sõnul on kõik normaalne. Nii et Eestimaa süda kaaperdatud, nad on selle kätte saanud, see on kõik normaalne. Nii ongi normaalne. Tarbijatele valetadatakse, nende tempel on dokumentide peal, iga aastaste aruannetele ma panen referaadi lingi. Ja ausalt öeldes, kus iganes on Ilves kohal, siis me teame juba, et seal ei ole hea. Seal on musteri. Ja
ma loodan, et nende naiste saatus, hingede saatus on samasugune nagu Eesti loomade farmide saatus. Ma ütlen seda kohe kaamerasse ära. Ma loodan, et teie saatus on samasugune. Sest see tõeline kohus on, mille pärast nemad peaksid tõesti muret tundma. Nii et lüpstakse riiki, lüpstakse rahvast, lüpstakse loomi. Kõiki lüpstakse surnuks. Ja kes me oleme? Kes me siis oleme? Ja mis toimub Jüri Arkmas ei ole enam see rehvide taga peidetud saladus. See on nüüd avalikustatud. See argpükslik peitmine, naiste peitmine rehvide taga. Nii. Siin läks juba tuli põlema. Nende aadressid on väga segased. Loomulikult on vaja segadust tekitada ja raskesti leitavaks teha. Aga ma usun, et see on Loomakaitse Liidu hoone. Ja nüüd, kallid inimesed, ma arvan, et siin ei ole enam loomades probleem siin riigis. Siin on inimestes probleem. Siin on inimestes probleem. Ja see on alles esimene samm. Esimene samm on alati kõige raskem. Esimene samm toimus 2020 issand, mul juba aastad sassis 2023 see saatuslik augustikuu ja nüüd toimuvad need sammud edasi ja tundub, et Eesti rahvajoogi sees on fluoriid, et mis on muutnud inimesed nii passiivseks, sest mis fluoriid teeb, ta summutab seda reaktsiooni ja kogu seda arusaama inimeste teaduses. Aga siin ei ole kindlasti enam loomades asi. Loomakaitse Liit, ma olen nende aastaseid aruandeid vaadanud. See on pettuskaup ja kõik need annetusrahad, see on rahapesu teema ja nad valetavad ka tarbijale, sest toiduaine sees on selline tehnoloogia, mis paneb rahva magama lõpuks. Nii et nende arvates on kõik normaalne, kõik on standardite, ka EU standardid, Loomakaitse Liit, EU on see. Nemad on teadlikud sellest Jüri Arkma olukorrast ja Execo olukorrast. Ja kõik on normaalne.